Selle nädala võistluses võtavad õpilased mõõtu arvutiekraanide taga, et selgitada välja parim noor tarkvaraarendaja. Kohe näeme, kas hooaja viimases võistluses suudab üks võistleja täita oma soovi ja tulla kahekordseks nooreks meistriks. Selle nädala võistlus toob meid taas Ida-Virumaale, kutsehariduskeskusesse Kosmos. Sillamäel, Narvas ja Jõhvis asuvas Eesti suurimas kutseõppeasutuses õpib enam kui 2000 õpilast. Rohkem kui 100 õppekava seas on väga ainulaadseid ja uusi erialasid. Näiteks masintöötlustehnoloogia. Ühtlasi on tegemist ainukese kutsekooliga Eestis, kus saab õppida bio- ja keemiatööstuse laborandiks. Täna võistlevad noored aga erialal, mida saab õppida paljudes koolides üle Eesti. Selgitame välja, kes on Eesti parim noor tarkvaraarendaja. Tegelikult tarkvaraarendaja töö ei ole selline võib-olla, kuidas filmides on näidatud, et meeletult koodi jookseb ja logid jooksevad, et tegelikult on see tarkvaraarendaja töö väga loov. Eelkõige ta lahendab probleemi ja siis peab mõtlema just kliendi vajadusest. Ütleme nii, siis klient soovib midagi oma siis e-poodi, mingit nupukest või mingisugust funktsionaalsust, siis ongi tarkvaraarendaja, kes selle nii-öelda siis loogika realiseerib. Kasutaja jaoks on küll see üks nupp, et lisa ostukorvi, aga tegelikult seal taustas on väga palju, kuidas andmeid liigutatakse. Et tarkvaraarendaja, kes selle nii-öelda siis loogika poole sinna loob kõik. Iga tegevus, mida me üldse tänapäeval teeme, nutiseadmete nii edasi, autot tänapäeval isegi ei saa käima panna, et ilma selleta, et keegi oleks hunnikutes koodi kirjutanud. Minu kõrval seisavad 8 tarkvaraarendajat 5 erinevast koolist, kes kõik tahavad võita nooremeistri tiitli. Mul on üks noormeistri võit juba käes, eelmise aasta küberkaitsja. Sebastian Kasper, teie olete ajaloo esimesed noored meistrid küberkaitses, palju õnne teile! Ühest tiitlist ei piisanud. See aasta tulin jällegi võitma. Ma arvan, et konkurents on üsna võimas. Siia on toodud Eesti parimad tarkvaraarendajad. Neid ootab ees põhivooru ülesanne, mis koosneb mitmest osast ja siis me valime välja 3 parimat, kes liiguvad edasi finaalvooru. Ja sealt me saamegi teada, kes võtab tiitli endale. Eelmine aasta ma osalesin ka noormeistril ja seal ma jäin ikkagi poodiumilt täielikult välja. Et see aasta sooviks vähemalt poodiumile saada, aga ikkagi esimene koht oleks kirstordil. Ja mina soovin nagu võita seda konkurssi. Ma arvan, et mul on šanss võita, sest alati on väike šanss olemas. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! No väga hea, siis alustame. Ma olen nii palju oma aega elust juba selle erialale panustanud, tunde matnud siia alla, et hea oleks ka seda näidata laiemale avalikkusele. Ma arvan, nooremeistri tiitel avaks rohkem uksi võib-olla töövaldkonnas, et kui keegi näeb, et ma võitsin selle, siis võib-olla võetakse tööle. Head võistlejad, teie ülesandeks on luua veebipõhine rakendus. Aega on teil selleks 10 tundi. Teie aeg läks käima nüüd! Üldpildis tundub aeg tegelikult piisav olevat, aga kuna ta on jagatud mitmesse tükki, siis kardan, et äkki mõnes tükis võib natukene nappida. Põhivoor koosneb 5 ülesandest ja lõpptulemusena valmivad siis elektrihindade monitoorimise veebirakendused, mis näitavad olnud elektrihindasid ja ka nii palju, kui meil juba teada on, ehk siis järgmise päeva elektrihindasid ka. Ja mida uhkemaks võistlejad oma lahendusega lähevad, lisavad sinna ka graafikuid ja soovitusi, seda parem muidugi. Hetkel on mul väga hea tunne. Ta on just see, mida ma oskan ja mida ma olen teinud. Esimeses ülesandes nad siis ehitavad nii-öelda siis selle baasstruktuuri, mis siis annab edasistes ülesandes, et ka tekiks võimekus andmeid salvestada andmebaasi näiteks. Kõige esimese asjana ma hakkan väga hulganisti käsklusi kirjutama terminali. Peab siis projekti sellise kondikava paika panema, et ülejäänuks võistluseks vundament alla saada.
nooremeistri tiitli nimel võistlevad Gabriel Zahhar-Ponomarjov Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Peter Saan Tallinna Polütehnikumist, Aleksander Potašenkov Tartu Rakenduslikust kolledžist, Ervin Püsiainen Tallinna Tööstushariduskeskusest, Vladislav Šišelov Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kalle Riit Tartu Rakenduslikust kolledžist, Henri Kangro Kuressaare ametikoolist ning Sebastian Pepsen-Sakrau Tallinna Polütehnikumist. Ma olen väga kaua juba tarkvaraarendust õppinud, et mu isa hakkas seda juba 9-aastaselt mulle õpetama. Mulle meeldib see pidev ajurünnak, mis ta annab mulle, et ma pean kogu aeg uusi asju endale välja mõtlema. See võime nagu kontrollida arvutit või teha midagi iseenda kätega arvutis, et see on päris äge. Tarkvaraarendaja mul huvitav, sest mul meeldib nagu teha mingi programmid, mingid serviced, no ja sellest nagu teenida raha. Minu kõige lemmikumaks osaks tarkvaraarenduse juures on peamiselt komplekssete probleemide lahendamine. Ma olen natuke rööprähkleja, mulle meeldib kõigega tegeleda ja ma olen avastanud, et tarkvaraarendus lihtsalt ühendub kõigega tänapäeva maailmas. Ma saan teha mida iganes ma tahan, ma saan luua veebilehte, saan luua mänge näiteks, ehk ma saan lihtsalt ennast väljendada. Mulle meeldib see, et see annab oskust rääkida arvutimaailmaga. Kui tavainimesel võib see näha välja nagu maagia, siis mina tean, mis seal nagu täpsemalt toimub. Põhivõru esimese etapiga läks mul alguses hästi, aga siis pärast jooksin kiirelt veits probleemidesse. See tulenes minu enda lihtsalt lohakusest, et ma unustasin enda kasutaja andmed sisestada. Kui ma ise võistleks, siis võtaks aega, loeks selle paberi korralikult läbi. Ma alustasin natuke liiga rapsides, seal tuli natuke kaikaid kodaratesse, siis ma pidin korraks nagu maha rahunema ja siis ma mõtlesin, et äkki loeks ennem nagu juhendi läbi. No, üks IT-s ongi niimoodi, et käima saamine võtab aega. Et uued arvutid, ole enda omad ja on vaja kohaneda selle keskkonnaga ja kõik see nagu... Oi, vigu tuli palju. Vead käivad meie tööga käsi käes, mingite õnnestumiste kõrval. Võistlus on täies hoos, aga meie oleme nüüd siin arvutiklassis. Ja kui tavaliselt pannakse mind tanki erinevate ülesannetega, siis täna on rollid vahetunud ja seda teevad peaekspert Karl Gregor ja võistluse kohtunik Urmas. Mehed, mul on siin teile selline üliraske ülesanne, muidugi. Mina muidugi nii lihtsaid ülesanded ei saa tavaliselt, aga see selleks. Siin on, nagu te näete, Lego komplekt lasteaia inimestele. Ja te peate ehitama sellest tuuliku. Saate hakkama või? Ei ole kindel, aga no, anname parima. Vaata, üldiselt on see, et kui ma millestki aru ei saa, siis ma lähen AI juurde, ehk siis tehisaru juurde ja küsin talt nii. Seleta mulle lahti, nagu ma oleks 10-aastane. Ehk siis mis tegelikult on programmeerimine ja võib-olla seletagi lahti, nagu ma oleks 10-aastane. No vaatame selle sama ülesande baasil siis enne, et kui öelda arvutile, et tee mulle tuult, siis ta ütleb, et ta ei saa sust aru. Selleks, et arvuti saaks sulle tuult teha, on talle vaja samm-sammuliselt öelda, et mis ta peab tegema. Ehk et antud juhul siis on vaja talle öelda, et pane mootor tööle. Aga sellest ei piisa. See tiivik, mis ka tuult teeb, on natukene pööratud labadega, peab mootor ka õiget pidi töötama. Siis tuleb arvutile öelda ka, et kumba pidi see mootor peab töötama. Eks nagu ma aru saan, tegelikult siin on juba teil asi valmis. Ta veel ei tööta. Me ei ole talle öelnud, et kuidas ta peab meile tuult tegema. Aga siis järgmine samm on, nagu ma aru saan, sinu seletus on öelda talle, et pane see asi tööle. Jah. Tubli, Karl. No. Kõik ilusti töötab. Kas see niisama ei ole peaekspert, eks ole? Kui raskeks selline programmeerimine võib minna? Ega seal otseselt nagu lõppaga piiri ei ole. Piiri paneb ette täpselt nii palju, kui tehnika lubab. Tarkvara on meil ümberringi igal pool. On elushoidvad seadmed, kus jookseb tarkvara sees, taustal jookseb veel rohkem igasuguseid asju.
tarkvara enda arendamist toetab tarkvara. Et on väga suur ja lai maailm. Mina olen selles rollis, kus nüüd saan ise hindeid jagada. Ma arvan, et te saate siukse tubli 4+. Ise kartsin ka, et kiirusepunktid jätke ära. Ja, seepärast 4+. No okei, 5 pikk miinus niimoodi, et see läheb miinusest üle laua, et selles mõttes anname armu. Aga me lähme vaatame, kuidas meie võistlejad toimetavad, kuidas neil läheb. Mulle tundub, et praegu läheb hästi. Kõik on lihtne, minu jaoks lihtsalt esimene ülesanne. Esimene ülesanne oli väikse mahuga, mis tõttu ma ka tegelikult lõpetasin esimesena. Head võistlejad, arenduskeskkonna loomiseks mõeldud aeg on nüüd läbi. Oma järgmises ülesandes hakati tegelema andmetega. Teises ülesandes ongi see, et me anname neile ette ühe faili, kus siis on teadlikult mingisugused vigased read sees. Ja selle nad peavad suutma niimoodi siis ära töödelda, et see programm jääb tööle. Mitte nii, et ta jõuab selle vigase reani ja tõstab käed üles, et tema rohkem ei tööta. Teine ülesanne on juba palju põnevam, sest seal hakkavad ka andmed liikuma juba. Ja me saame piirata, missuguseid andmeid me tahame näha. Kas me tahame nüüd näha ainult ühe piirkonna andmeid või mis kuupäeva andmeid me tahame näha, et me saame seda piirata. Teine ülesanne oli juba keerukam, kus pidi siis natukene rõvedat infot sisestama masinasse. Kas see tase sinu jaoks tundub selline juba päris kõrge või on täitsa tehtav ikkagi? Ta on ikkagi tehtav, ta otseselt midagi erilist ei ole, aga ta on lihtsalt ajanõudav. Kui me õigesti mäletame, siis sa ikkagi ju võitsid siin meil selle küberkaitsmise tiitli ka, et kas tarkvara arendaja tiitel tuleb ka koju või? Plaan on. No vaatame siis, palju edu. Aitäh. Kõige keerulisem minu jaoks oli kuupäeva ja kella ja siis nagu ühine formaat, selle pidi valideerima siis, et kui seda andmebaasi salvestada, siis seal pidi tegema kontrolli, et kas see on selline kellaja formaat, päeva formaat, mida me tahame. Jäin natuke maha, et ma pean üritama nüüd järgi jõuda teistele. Kalle, võib-olla 2 sõnaga, mida sa teed siin praegu? Me panime praegu viimased endpoint paika, et kõik need andmed sisestada ja need siis kätte saada uuesti. Said ree peale ja kõik on nagu läheb ladusalt. Just. Teise etapiga läks mul palju paremini kui esimene etapiga. 2 minutit enne lõppu mul oli probleem ja mina nagu parandasin seda probleemi. On vaja üldse mõelda, nagu kas kõik on korras või mitte, sellepärast et lahendus oli nagu väike, aga probleem oli suur. Põhivooru esimene ülesanne on tehtud ja teine on kohe lõppemas ja mina olengi siin kohtunike kõrval, kes ilmselgelt valivad need 3 parimat välja, kes saavad siis finaalvooru. Ja ma tahaks küsida, et mis seis siis on praegu? Iga algus on raske, aga seda toredam on näha, et täitsa edukalt on osadel pihta hakanud asjad. Mul vahepeal tekkis hirmu, et ma jääksin äkki viimaseks, aga nüüd mul iga hetkega muutub aina julgemaks tegelikult ja selgemaks pilt. Kas see tähendab seda, et siuke 3 parimat on juba enam-vähem välja kujunenud? Võib-olla 4 on siis nagu eest ära natukene. On tagasivõtmise võimalusi on päris palju, et on võimalik, et see kõik läheb täiesti teistpidi pärast. Ausalt aega on nii vähe, et konkurentide töid ma väga vaadata ei jõua, aga ma olen kindel, et nad teevad ka väga head tööd. Ma arvan küll, et ma liigun võidukursil. Nagu kuulsite, siis miski pole veel otsustatud, läheb tihedaks rebimiseks, aga pärast pausi tuleb meile külla üllatuskülaline, kelleks on laulja Kristel Aaslaid. Me 3 tuleme ei aimal. Tarkvaraarendajate nooremeistri võistlus jätkub. Tuli ootamatusi, mis kahjuks rikkusid minu seda graafiku käiku, seega ma nii enesekindel nüüd enam ei ole. Järgmised ülesanded valmistavad minust põnevust. Eks näeb, mis sealt tuleb, et ma kindlasti ei karda neid järgmisi etappe. Aga enne, kui me laseme meie võistlejad arvutite taha, tahaks siia minu kõrvale kutsuda meie tänase üllatuskülalise, kelleks on laulja Kristel Aaslaid. Tervist! Tere, Kristel! Räägi, mis sa arvutitest jagad? Nad on laua peal
ja nendel on ekraanid, mille sa pead eraldi ühendama, kui ei ole tegemist rüperaaliga. No sa ikka oled ette valmistama, ma vaatan. Ma tegin väga-väga ulatuslikku eeltööd, enne kui ma siia tulin. Et see tähendab seda, et see töö, mis nemad siin teevad, et sellega sa saaksid rahulikult hakkama. Kas juba mu eelneva välja öeldu ei viidanud sellele, et tegelikult ma saaks sellega väga hästi hakkama? Okay. No, mul on sama põhimõtteliselt. No eks me vaatame, kas meie hakkame saama, nemad saavad kindlasti, nii et laseme meie võistlejatele tööga jätkata. 10 tunni jooksul peavad võistlejad valmis saama veebirakenduse, mis võtab internetist elektrihinnad ja siis kuvab need kasutajale tabelina ja graafikuna. Kõige lihtsamalt tekib siis kasutajal võimalus, et ta valib alguskuupäeva, ta valib lõppkuupäeva, ta valib riigi, et mille elektrihindasid ta mis perioodi vahemikus ta tahab näha siis graafiku peal. Head võistlejad, näidisandmetega on nüüd hästi. Võistluse järgmises etapis hakkate tegelema reaalaja andmete töötlusega. Kui eelnevas me andsime ise faili ette, ehk siis mida nad pidid töötlema, kirjutama ja pärast kuvama seda infot, siis selles järgnevas ülesandes nad saavad kohe otse internetist küsida need andmed täpselt samal kujul ja siis nemad kirjutavad endale ja siis hakkavad hiljem kohe kuvama neid. 3. ülesanne hakkas juba natukene närvidele käima, et lihtsalt ajapiir oli see, mis hakkas koos siis väsimusega peale jooksma. Kõige raskem oli nagu stress, mina arvan, mitte protsess, lihtsalt stress. Kristel, sa oled meil laulja, näitled palju, arvutitega ka tegeleda. Ja paljud ei tea, et ma olen väga palju tarkvarasid arendanud tegelikult. No, näiteks kõik need Eesti startupid, mis üldse kunagi eksisteerinud, see on sinu selle pealt ehitatud. Ega need ütleme nii, enne ei lanseeri keegi midagi, kui minu valvas pilk pole üle käinud. Sina ütled selle viimase jah-sõna. No hea küll, poisid, natuke vibab, aga saab hakkama. Paljud inimesed arvavad, et programmeerimine on kõik matemaatika ja numbrid, aga seal on tegelikult arvudega ja arvutamisega väga vähe pistmist. Sõltuvalt, kui osavalt sa kirjutad seda, see võib näha välja nagu lihtsalt ingliskeelsed ülesandekäsklused. Arvuti peal muidugi on koodiread ees ja ka veebilehitseja, aga peas on hoopis viisik, kuidas arvuti siis tegema midagi peaks. Aga et koodirida on lihtsalt see, kuidas ma saan seda antud mõtet väljendada. Päriselt rääkis, kas sa arvutiga puutud igapäevaselt kokku või sa oled pigem see teloinimene? No ikka natukene puutun, ütleme võib-olla viimase aja elus on see rohkem selline muusikaprogrammidega jebimine nii-öelda. Meie võistlejate ülesanne on tegelikult siis teha ju veebipõhine rakendus. Mis sa siin mainisid, igasugused programme veel muusikamaastikul, mis sa kasutad. On veel mõningaid veebirakendusi, mida tuleb ette sul? Üks kõige rohkem kasutatumaid asju, mida ma kasutan veebibrauseris, on Yes and No wheel, kus on lihtsalt ratas, mille peal on jah ja ei ja kui ma mingi, et kas ma peaks selle särgi endale ostma, siis ma panen selle peale ja siis ta ütleb no ja siis ta väiksed siis ma mingi, okei, ma ei osta seda ja ma kutsun seda saatuseks. See on veebipõhine saatus. Ja. Nii on siis. Kui ma ei suuda ära otsustada. Et ühesõnaga sa kasutad see wheeli, mis otsustab asju sinu eest. Jah. Head võistlejad, andmetöötluse osa on nüüd läbi. Järgmiseks peate andma andmetele ka visuaalselt ilusa väljanägemise. 4. ülesande eesmärgiks on nüüd ka tavainimesele nagu loetavalt kujul kõik need andmed välja näidata. Ehk et siis tekib juba veebileht, kus on kõik need andmed ilusti näidatud, mis kuupäeval missugune elektrihind oli. Võib olla ohukoht see, et võib-olla niisugune tüüpiline tarkvaraarendaja ei ole graafiliselt väga osav, et võiks joonistada võib-olla natuke naljakad, et Painti stiilis nagu üles alla, aga see, et kui keegi suudab seda nagu graafiliselt väga ilusasti teha ja väga arusaadavalt ja see oluline info on kohe edasi antud, et see saab kindlasti olema seal see keeruline koht. Veebileht, seal on probleem, nagu mina ei ole disainer. Kujunduse loomine, lõpuks kõik on seotud mingisuguse programmeerimiskeelega ja kujundus peamiselt tuleb 3 erinevast keelest kokku panduna, kus siis üks loob mallid nii-öelda, nagu kui sa maja ehitad, siis need talad näiteks, siis üks teeb välimuse, kui sa mingeid seinasid värvid või midagi on ja siis 3. teeb loogika sinna vahele, kui sa näiteks kuskile sisse logid, kui sa mingile nupule vajutad, et lehekülge vahetada.
võistlus käib, minu kõrval endiselt Kristel Aaslaid ja siis on meiega veel liitunud võistluse peaekspert Karl Gregor. Ja kui te siia vaatate, siis on, ma isegi ei tea, kuidas nagu nüüd seda nagu kirjeldada. Need tegelased on siis TalTech Virumaa kolledžist pärit. Võib-olla alustakski, olekski hea küsida, mis asjad need on? Rahvakeelis robotid, humanoid. Humanoid. Ja koer. Näiteks, kui me räägime sellest koerast, mis funktsioonid temal on ja mis on üldse nagu tema mõte? Kõige tähtsam, lastele ta meeldib, kaamera saab külge panna, tantsib. Nii. Demonstreeri meile midagi. 2, 1, ja. Kuule, see on Kaerajaan ju. Kaerajaan, karga välja kaera. See on üks õige Eesti koer, ma ütlen. Ma ütleks ka, noh. Tubli. Ära nüüd. Võt, kus nüüd perutab. Aga me räägime sellest humanoidist siin siis. Mis selle siis mõte on? Neid kasutatakse tootmisprotsessi robotiseerimiseks. Karpide kokkuvõltimine, tööstusprotsesside liini pealt kvaliteedikontrolli tegemine, et vaatab, kas toode vastab kvaliteedile, saadab edasi. Võistlus on meil tarkvara arenduses. Kuidas need asjad, see humanoid ja koer on seotud tarkvara arendusega? Kõik protsess, mida nad teevad, see on kõik kirjutatud tarkvaras. See on kõik koodiga valmis kirjutatud. Kõik need võimalused, mis teile ette antakse, kõik käsud, kõik asjad on nagu kirjutatud skriptis varasemalt valmis ja süstitakse talle lihtsalt sisse. Ma olen selline inimene, kellele meeldib kõike teha kiiresti ja mulle meeldib, kui midagi saab automatiseerida või teha lihtsamaks enda jaoks või teiste jaoks. IT on arenev selline sektor, et alati midagi uut, mida saab õppida. Kuule, tead? Ta on robot. Ma tean, et see on robot. Mis sa veel räägid? Võta veel kellegi tööd ära. Et sa võtta kellegi tööd ära veel? Okei. Alati tuleb uusi tehnoloogiaid, uusi viise, kuidas midagi efektiivsemalt teha. Seal pead kogu aeg olema teadlik uutest asjadest ja ajaga kaasas käima. Ühesõnaga, tema põhiülesanne on siis ikkagi meie elu lihtsaks teha nii tavaelus, kui ma kujutan ette, ma ei tea, näiteks meditsiinis või ala midagi sellist. Või näiteks, kui koer suutis tantsu lüüa, kas ka humanoid suudab tantsu lüüa? Hea humanoid, Hummi, tule minuga tantsule. Vaatame, kas ta tuleb. Kas ta tuleb? Sa väga viisakalt ikkagi. Jah. Ei tule. Tema, kas see oli tema isiklik või nagu, et ta ei tantsi? Sa said humanoidilt korvi praegu, saad aru või? Ma tahaksin siinkohal ikkagi tänada enda OG-d Mattias Naani. Aitäh, et ära võtsid, sest isegi humanoidilt sain korvi. Aga kas siis saab näha tulevikku, kus ütleme meie tänavapildis on siis need humanoidid ja kutsukad? Kutsusi loodetavasti kiiremini. Tule, lämme nüüd. Tule. Aga kas me saame niimoodi neljakesi minna? Me kolmekesi tuleme Eiaimaalt. Meil jalaspüksid on metallist ja kuub on metallist ka. Ma arvan, siin on hea koht, kus minna ja vaadata, millega meie võistlejad tegelevad. Lähme siis AI koodi kirjutama. Andmete visualiseerimise ülesanne on nüüd läbi. Põhivooru viimaseks ülesandeks jääb teile andmete korrastamine. Palun alustage. 5. ülesandes pidime me looma teste, testimaks siis kõik varasemad kirjutatud koodi. See oli huvitav, sellepärast, et ma sain näha, kas kõik minu asjad töötasid või ei töötanud, kuigi samuti veits aega ei läheks, et ma ei ole ikka veel päris kindel, kas kõik töötab. Rahulolu on nii ja naa. Oleks tahtnud tegelikult rohkem disainida, oleks tahtnud rohkem ilusamaks teha ka koodi poolest, aga ajapress on suur. No läheb hästi, aga probleemid ei ole praegu üldse. Kohati kaotasin väga mitmel korral ajataju, et väga intensiivne. Head võistlejad, 10 tundi on läinud linnulennul.
põhivoor on sellega lõppenud. Aeg lõppes nüüd. Nende 10 tunniga ma olen väga rahul, mulle väga meeldis. Lihtsalt selline uhkus selle üle, et kui palju tööd ma olen jõudnud ära teha. Tunne on tegelikult ikkagi positiivne, arvan, et ikkagi jõuan finaali. Hindamissüsteemis on meil nii subjektiivseid kui objektiivseid hindamiskriteeriumi. Kindlasti on meil rohkem objektiivseid hindamiskriteeriumid, kus ongi lihtsalt on ette andnud, kas see asi on tehtud ja kui ta on tehtud, ta saab sellest punkti, kui seda ei ole realiseeritud, siis ta sellest punkti ei saa. Subjektiivne näiteks see, et kuidas arhitektuurselt on kogu see programm lahendatud, kui lihtsasti loetav ta on, et kõik see pool. Hindame igat ülesannet iseseisvalt ja finaali pääsevad need, kes on kõige rohkem punkte kogunud. Võistlust hindavad Veebisepad OÜ juhatuse liige Rando Õispuu, Elisa Eesti tarkvaraarendajate tiimi juht Jasper Põllumäe ning ProExperti vanemsüsteemi analüütik Urmas Nõgu. Mõned tulemused ikka oli väga briljantsed, et selle võiks kohe anda avalikuks teha ja las rahvas kasutab. Aga teisi oli ka sellised, et sai huvitavaid ridu lugeda. Noore meistri kogemus õpetas mulle seda, et mul on veel väga palju õppida. Ma arvan, et ma väga palju õppisin sellest, hoolimata seda, et ma eriti ei jõudnud lõpuni. See oli positiivne, et need, kes ülesannetes olid nagu maha jäänud, tegid oma tööd edasi, et olenemata sellest, et nad tegelikult ei jõudnud. Mul võib-olla see visuaalne pilt siis ei ole seal nii ilus, aga kui keegi nagu koodi vaatab, siis seal on nagu töö enamjaolt tehtud. Väga hea, meil kohtunike töö on lihtne, et väga selgelt on 3 finalisti teistest eristunud. Siin võistlus on kõik päris ikkagi, nagu ma olen aru saanud, päris head. Finaali ma loodaks kindlasti pääseda. Suurimad konkurendid kindlasti mu klassivend Sebastian. Ma tean, et Vokost on väga head poisid. Mina mõtlen et ma saan finaali. Enne mina vaatasin tööid ja seal oli nii palju vigad, mitte mul, vaid teistel. Positiivne see, et nende omavahelised vahed ei ole üldse suured, ehk siis ikkagi finaalis võib selguda see, et kes neist siis kõige parem ikkagi on. Ja seal on kõigil veel võimalus. Põhivooru ülesanded on tehtud, kohtunikud on tööd ära hinnanud ja kohe-kohe saamegi teada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Finaali tulemusi ootan ma väga suure põnevusega. Esimene finalist on... Kui ma saaksin finaali, siis ma suudaksin endale tõestada, et eelmine aasta tegemata jäänu sai see aasta tehtuks. See oleks suur saavutus. Vladislav. Väga õnnelik olin. See on suur asi minu jaoks, et mina olen seal finaalis, kus on 3 inimesed ja mina olen üks seal. See ei olnud üllatav minu jaoks. Ta tundus, nagu ta teadis, mida ta tegi. Teine finalist on... Pinge on muidugi sees. Peab ootama. Kalle. Ma olen väga õnnelik. Väga suur au. Ja viimane finalist on... Kui 2 nime oli juba ära kõlanud, siis hakkas tegelikult väike närv sisse tulema, jah? Sebastian. Aga siis tuli ikkagi minu nimi. Meil on muidugi väga hea, lähen endaga rahul. Ootab muidugi ees veel ülesanne. Palju õnne teile, aga teeme suure aplausi ka teistele. Kohe varsti saamegi teada, kes on meie noor meister, aga seda juba mõne hetke pärast. Ma arvan küll, et minust saab 2-kordne noor meister. Kui ma finaali juba lähen, siis ma arvan, et ma siin ikka seda esititlit. Mina ennast kindel ei saa olla, aga mina usun, et ma lähen finaalis esimesel kohal. Tarkvaraarendajate nooremeistri võistlus jätkub ja kohe-kohe algab finaalvoor. Nooremeistri tiitel tundub küll läheduses nüüd, kui ma olen esikolmikus, aga see kindlasti ei saa lihtne olema, sest teised oskavad ka oma asju väga hästi. Kallid võistlejad, kas te olete finaalvooruks valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustame. Eelmine aasta sain küberkaitsja nooremeistri tiitli. See on puhtalt minu maailm ja see on see, mida ma armastan teha. See aasta arvan ja loodan, et tuleb veel teine, et ilusalt aknalauale panna.
head võistlejad, alustame finaaliga. Teie ülesandeks on lisada oma rakendusele analüüsiv raport. Aega on teil selleks 1 tund. Palun alustage. Kuuldes seda 1 tunni märki, siis loodan, et see ülesanne ei saa väga raske olema. Võit on lähedal, sellepärast et mina võin teha, mis öeldatakse. Finaalvooru ülesanne, kus siis osalevad 3 meie kõige paremat. Nende ülesandeks on siis täpselt selle sama rakenduse edasiarendamine. Ja eelkõige puudutab siis just seda visuaalset poolt, mida me siis tahame kasutajale kuvada. Ongi siis erinevad graafikud, erinevad hinnatipud, madalamad hinnad, võib-olla mingid hinnasoovitused. Ehk siis peab kasutajale näitama, millal on just kõige odavam, millal on just kõige kallim elekter. Ehk siis ajad, mida vältida ja ajad, millal just elektrit tarbida. See tund aega tundub ikkagi tegelikult väga väike aeg. Üldpildis ongi see, et sa pead ennast jälle üles sättima, aru saama, mida ma nüüd tegema hakkan, asjad läbi lugema. Finaalvoorus oli eriti seda pinget tunda, sellepärast et ikkagi nüüd olen jõudnud veel lähemale sellele esimesele kohal, nii et kindlasti oli tunda. Mitte keeruline see tundub, aga mina tean, et see ei ole nii raske. Võistlejad toimetavad arvutite taga ja varsti me saamegi teada, kes võtab nooremeistri tiitli endale. Nii et saame tuttavaks meie finalistidega. Minu nimi on Kalle Ritt, ma olen 19 aastat vana ja ma õpin Tartu Rakenduskolledžis. Mul vabal ajal meeldib tegeleda siis jõusaali, jooksmise, ujumisega ja ka siis enda hobiks arendamisega. Arendamise all ma mõtlen siis enda süsteeme ja enda tarkvara kirjutada. Tulevikuplaanideks ma arvan, et ma näen selles kindlasti ettevõtlust, aga ka siis IT-sektoris ja tarkvara erialal. Aga kindlasti tahaks ka ära ülikoolis ja siis eks vaadata, mis elu siis edasi toob. Minu nimi on Sebastian Pepson-Sakrau, ma olen 20 ja ma tulen Tallinna Polütehnikumist. Minu hobideks on siis autodega tegelemine ja üldine IT, sealhulgas siis küberkaitse. Tulevikuplaanideks on tööturule minna. Tööturul on siis üldse tegelikult silmapiiril üks küberkaitsetöö, aga tulevikus on ikkagi tahet ka tarkvaraarendusele üle minna. Mina olen Vladislav Šešilov, olen 19-aastane tarkvaraarendaja ja õpin Ida-Virumaa hariduskeskuses. Minu hobid esiteks on programmeerimine nagu mingi smart home ja teine on mingeid elektrilisi transportid ehitus, nagu tõukeratas või jalgrattad. Minu tulevikuplaanid on esiteks minna ülikooli, Tartu ülikooli või TalTechi IT-valdkonna ja edasi nagu avan oma firmad. See ülesanne oli palju lihtsam, kui ma arvasin. Tulemus tuli üpriski selline hea. Olin väga närviline, sellepärast, et on aega, ei ole lihtsalt. Ja ka paar minutit enne lõpuni mul oli probleemi ja ma lahendusin teda. Head võistlejad, viimase ülesande lahendamise aeg on nüüd läbi. Natuke uhkust tunnen tõesti projekti üle, aga muidugi vaatan ka sellise kriitilise silmaga peale, et tegelikult tahaks veel edasi teha ja oleks tahtnud seda veel nii-öelda poleerida. Lõpumänguna tuleb neil ka enda tehtud lahendust tutvustada, kus siis nad näitavad, kuidas on midagi tehtud ja kuidas midagi toimub ja mis need huvitavad funktsionaalsused on nad siis välja möönud, mida kasutajale pakkuda. Aga nii, Sebastian, vaatame sinu võistluste üle. Tegemist on siis töölauaga, mis teeb siis ilusa kokkuvõtte kasutajale siis keskmisest antud päeva hinnast. Ta suudab ka siis läbi kuupäeva filtreerida ja siis samuti saab ka asukoha järgi filtreerida. Mis tunduvalt on ikkagi natukene katki. Ärev moment tekkis küll tutvustamisel, kus siis üks tabel oli tühi. Tegelikult tabel oli olemas, aga lihtsalt infot ei olnud korralikult sisse veel pandud. Koodi osas oli kõik korras, lihtsalt üks väike apsakas. Sealhulgas on siis ka kõige kallim ja kõige odavam aeg, millal siis elektrit tarbida või mitte tarbida. Väga hea. Tunne on super, nüüd saan ka teiste asjade peale mõelda, aga jah, üldpildis olen väga rahul. Vladislav, näita meile palun enda tööd. Meil oli vaja ka panna nagu odavamad ja kallivad hinnad. Selline süsteem. Tegin palju tööd ja olen nõus, et mina saan võib-olla mitte esimese kohta, aga võib-olla teine. Ei ole rahul frontendiga, sellepärast, et mina ei ole disainer, nagu mulle ei meeldi lihtsalt seda. Näitama neid ilusaid graafikuid ka seal veel all.
Meil on 4 graafikut, esimene see on Price over time, teine 3. ja 4. seal on mitte ainult Eestimaa, vaid teised riigid ka. Väga tubli töö. See tunne on alati väga närvekõditav, et IT-maailmas ei ole väga palju levinud just nagu need live demod, sellepärast, et alati on midagi, mis võib katki minna ja ma ausalt arvasingi, et midagi läheb katki ka. Nii Kalle, näita, kuidas sul läks? Nii, siin ma olen siis loonud sellise lihtsa töölaua, kus on võimalik vaadata siis elektri hinda üle aja. Alustasin siis graafikute näitamisega ja proovisin ka läbi andmete sünkroniseerimise ja üles laaditud andmete kustutamise. Ja siis on ka võimalik leida siis selliseid insights'e või siis sellist kasulikku informatsiooni vastavalt ka siis samuti kuupäevale ja asukohale. Aga ilus. Ma arvan, et hetkel on veel seda võitu liiga vara ennustada, aga jään lootma parimat. Üllatuslikult viimane ülesanne oli katsumus, et nagu visuaalselt, nagu me siin nägime ka, olid asjad nagu ilusad, eks ju. Aga lähemalt vaadates on ikkagi kõigil olid natuke vigu sees. No, siin oli ka väga hästi näha, et kus oli esitluse efekt. Kui võistlejad ise näitasid, siis nad näitasid just ju seda, mis kõik hästi töötab. Ja kui me hakkasime siis hindama ja vaatama ja süvenema sinna sisse, siis oli näha, et ikka on siin ja seal väikesed möödalaskmised. Mina mõtlen, et minu peamine konkurent on Sebastian. Mul ei olegi peamist konkurenti, vaid tegelikult mõlemad konkurentid on sama tasavägised kui mina. Minu peamine konkurent on Sebastian, sest ta oskab ka seda eriala väga hästi. Üldpildis tegelikult oli tulemus väga head. Ja kindlasti tegid need selle kogu ülesande jooksul ikka väga palju tööd ära, et panidki nullist asja püsti. Ja väga selgesti eristus ka tegelikult võitja. Teine ja 3. koht jäid väga tasavägiseks, kus väikesed nüansid mängisid rolli, aga võitja eristus siiski väga selgelt. Ja tal oli ka demos näha kõige ilusamat ja paremat tulemust. Praegu mina väga tahan saada nagu esimese kohta. Nooremeistri tiitel annaks mulle veel rohkem võimalusi tööturul, lisaks ka sellele muidugi natukene eputamisvõimet sõprade vahel. Nüüd, kui olen nii kaugele jõudnud, siis kindlasti loodan, et saan selle esikoha palju rohkem. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal tarkvara arendajate nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored tarkvara arendajad. Kalle Tartu rakenduslikust kolledžist, Sebastian Tallinna Polütehnikumist ja Vladislav Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest. Finalistid näitasid, et on täpsed ja põhjalikud. Nad kõik vääriksid nooremeistri tiitlid ja nende kutseõpetajad tunnevad kindlasti nende üle suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Rando Õispuu ja toetajate esindaja Elisa Eesti tarkvara arendajate tiimi juht Jasper Põllumäe. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Rando Õispuu, kes on tarkvara arendajate noormeister? Esikolmik oli võistluses väga tasavägine, aga üks võistleja paistis oma täpsusega silma kohe algusest peale. Noormeister on Vladislav. Palju õnne kõigile finalistidele. Sebastian, sina saavutasid teise koha. Kalle, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Vladislav. Võistluse peakohtunik Rando Õispuu, mis siis tõi Vladislavile võidu? Lihtsalt kõikide ülesannete täpne täitmine. Seal muud midagi ei ole. Aitäh, väga konkreetne. Vladislav, mida see võit sinu jaoks tähendab?
Mis ta tähendab? See tähendab, et mina tegin kõik ülesanned ja sain kohta. Väga lihtne ja loogiline. No jah. Vladislav, palju õnne, teen veel ühe suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet, IT-Shop ja Elisa Eesti. Toetajate esindaja Jasper Põllumäe, mida soovite meie värskele võitjale? Helget tulevikku, mida ikka soovid, aga tegelikult oli väga tore näha entusiastlikke noori koodivõlureid ja neil kindlasti on helge tulevik, eelkõige seeläbi, et nemad ei pea oma töö pärast muretsema. Aitäh! Järgmisena ma palun lavale TalTechi informaatika ja tehisintellekti bakalaureuse õppekava programmi juht Ago Luuberg. Ago, millega siis TalTech meie finaliste rõõmustab? TalTech rõõmustab 3 võitjat IT-teaduskonna talendipiletiga, mis tagab õppekoha ükskõik millisel IT-teaduskonna bakalaureuse õppekaval. Neid on meil lausa 6. Me väga ootame kutsekoolide lõpetajaid TalTechis IT-teaduskonda, et teil oleks julgus tulla edasi õppima ülikooli. Ja olemegi jõudnud hooaja lõpus sirgele. Suur aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Sel hooajal õppisin ka mina erinevates saadetes palju uut ning pidin taas tõdema, et see, mis pealt näha, võib olla imelihtne, nõuab ikkagi vilumust ja kogemust ning saab tõeliselt briljantselt tehtult ainult tõeliste meistrite poolt. Selleks aastaks meie poolt kõik, kena suve ja kohtume järgmisel hooajal. Ma olen väga uhke meie õpetaja üle. See, mis kuulub südamele, selles olen ka osav. Konkurents oli väga tugev, aga koju ta tuli. Me küll lootsime, aga natukene tuli üllatusena. Ma olen palju näinud vaeva ja tööd teinud, et seda esimest kohta endale saada. Ma olen ikka väga uhke. Ma ei oska seda sõnadesse panna. Palju õnne, teen veel ühe suure aplausi.